See on Omaha linnukaitseala Uus-Meremaal. Ehkki peale vaadates seda ei arvaks, ei ole see neem loo ja looming, vaid selle autor on inimene. Ja mis veel tähelepanuväärsem, eestlane. Hüdroinsener Arve Trautkivi võib nimetada veelausujaks. Ta tunneb veevoogude hingeelu nii hästi, et suudab rakendada need iseenda teenistusse. Ehkki see kõlab esoteeriliselt, on tegemist tõsise teadusega, millele Trautkivi ise aluse pani. Ta oli minu meelest ikkagi niisugune pioneer. Julgen nüüd öelda, et kõige kuulsam eestlane, kes on nagu settetranspordi alal tegelenud maailmas. Oma eluvaldkonnas legendiks saanud Arve Trautkivi lugu algab nagu kümnetel tuhandetel teistel Eesti sõjapõgenikel. Nagu paljud teised pagulased, veetis ta aastaid Saksamaa transiitlaagris. Siin kohtas ta noort õpetajat Ainot. Aino ja Arve Trautkivi abiellusid 1947. Kui mees 2 aastat hiljem Braunschweigi ülikooli hüdroinseneri diplomiga ära lõpetas, tuli otsustada, kuhu edasi. Arvet lõpetas ülikooli 49. aasta jõuluks ja siis istub laua äärde ja ütleb, ma nüüd kirjutan 3 kirja. Ühe kirja Uus-Meremaale, peaministrile, Pakistani ja Indoneesiasse. Sest need on niisugused maad, kus on vaja insenerisid ja ma leian sealt tööd. Pakistanist ei tulnud üldse vastust, aga Indoneesiast ei tulnud samuti ja Uus-Meremaa peaminister andis selle edasi, et meile sissesõiduluba saada. Eesti pagulasi saabus Uus-Meremaale 2 laeval. Esimene 1949, teine 1950. Raudkivid olid viimase pardal. Kokku rändas eestlasi maooride maale umbes 300. Et Raudkivid said tänu Arvedi asjaajamisele isikliku kutse, ei pidanud nad läbima tavalist kadalippu ja töötama 2 aastat kohustuslikult riigi määratud ametis. Nad asusid algul elama pealinna Wellingtoni, kus Ainost sai kassapidaja kingakaupluses. Arved alustas hüdroelektrijaamade ehitusel. Kui palju nendest jõujaamadest, mis teie omal ajal ehitasite, veel töötavad? Või... Kõik töötavad? Uus-Meremaal on ju umbes 80% energia tuleb ju sellest veejõujaamadest. 5 aastat pärast uuel kodumaal maabumist sai end olulistel objektidel tõestanud Eesti hüdroinsener kutse hakata õpetama mainekas Aucklandi ülikoolis. See oli suur samm, sest Arved polnud iial auditooriumi ees seisnud. Ta ei olnud kunagi selle peale mõelnud, et niisugust tööd teha. Ja see oli tegelikult väga õnnelik valik, sest mulle see ülikooli töö ja uurimistöö on väga meeldinud. Uus-Meremaale emigreerunud 300 eestlase põlvkonnast on täna sisuliselt ainsana elus Raudkivid. Arve Trautkivi on 91-aastane ja tema hääl on äsja põetud haigusest kurnatud. Aga veel pool aastat tagasi andis ta ülikoolis loenguid. Ehkki see artikkel 1960-ndate lõpust nimetab Eesti professorit ekslikult Arbediks, kirjutatakse temast juba kui parimast vesiehituse spetsist kogu maal. Uus-Meremaa on Eestist vaadatuna sisuliselt kõige kaugem paik maakeral. Kogu Raudkivide ülejäänud suguvõsa jäi Sünnimaale. Mälestuseks ja koduigatsusest on Raudkivid rohkem kui pool sajandit pidanud väljalõigete albumit artiklitest, milles räägitakse Eestist, aga samuti maailma tähtsündmustest, näiteks kosmose ja kuu vallutamisest. Samal ajal osales teisel pool maailma kosmose võidujooksus eestlane, kes tol hetkel veel ei teadnud, et keegi Arve Trautkivi, kes elab kusagil kaugel Aucklandis, hakkab ühel päeval tema elus mängima olulist rolli. On üldteada tõsiasi, et Põltsamaal toodeti kosmonautide marmelaadi ja Tõraveres uuriti helkivaid ööpilvi.
aga tegelikult tehti Nõukogude kosmoseprogrammile kaastööd ka Tallinnas, tollase Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas. kui paljud teadsid, et teie siin teete midagi sellist? Eks Tallinna Tehnikaülikoolis teati. Aga ega erilist afišeerimist ei olnud. Uno Liivi kandidaaditöö 1960ndate keskel puudutas mittestatsionaarseid vooluhulki. See tähendab, et ajas muutuvad vooluhulgad, eks ole. Kui me laseme näiteks kraanist vett voolata, siis sellisel juhul tavaliselt me seda kraani ei puuduta, klaas saab täis ja siis keerame kraani kinni. See on statsionaarne või ajas muutumatu vooluhulk. Seal on aga oli tegemist hoopis teistsuguste vooluhulkadega. Need muutusid väga kiiresti. Ma ütleksin niiviisi, et 0 kuni 15 millisekundini, see on 15 000 sekundit. Vooluhulk kasvas 0 siis maksimaalseni ja sealjuures see kiirendus oli 1000 meetrit sekund ruudus, mis on 100-kordne maaraskuskiirendus. Praktilist rakendust sellele tsiviilmaailmas ei tulnudki, sest ootamatult sai Liiv pakkumise tegeleda sama teemaga hoopis kosmosetööstuse jaoks. Nagu ajale iseloomulik, oli salastatus suur. Kuidas siis see teie töö tegelikult panustas nendesse rakettidesse ja ma ei tea, kosmosesüstikutesse, mida siis Nõukogude maal nägime? Ega me seda täpselt ei tea. Ise ka ei tea seda? Kus ma seda tean? Oletatakse, et TPI hüdraulika laboratooriumi uurimistööd ja seal loodud täppismõõteriistu kasutati muuhulgas süsteemides, mis aitasid näiteks orbiidil, süstiku ja kosmosejaama põkkumisel manööverdada ülitäpselt ja võimalikult väikese kütuse kuluga. Sellepärast, et seda kütust, et anda seda impulssi, on vaja väga täpselt doseerida, sellepärast, et muidu see objekt pöördub liiga palju ja nende manööverduste arv on piiratud selles mõttes, et püütakse võimalikult vähe seda kütust või seda ainest sinna üles kaasa võtta, sest selle ülesviimine maksab palju. Oli mis oli, aga veel 1991. aastal, vahetult enne impeeriumi lagunemist, esitati Uno Liiv koos kolleegidega Nõukogude Liidu ministrite nõukogu preemia kandidaadiks. Ehkki isegi siis ei räägitud tema tööst veel lahtise tekstiga. Seal oli üks niisugune saladuslik nimi, lendavad aparaadid, lendavate aparaatide soojusvahetuse ja juhtimise süsteemide loomine. Kui Eesti iseseisvus ja N-liit lagunes, lõigati eestlased Vene kosmoseprogrammist ära. Hüdraulika labori spetsiifilistele teadmistele ja aparatuurile tuli otsida uut rakendust ja üllataval kombel leiti see meres. Mulle tundus, et rannajoonel toimuvad protsessid ja on üks niisugune põnev koht. Ja just siin ristusid Liivi ja Raudkivi, kahe teisel pool maakera elava eestlase saatused. 1992. aastal külastas professor Liiv Oxfordi lähedal asuvat kuulsat Wallingfordi hüdraulika laborit. Siin räägiti talle muuhulgas kellestki Uus-Meremaa teadlasest Raudkivist. Ja mulle tundus, Raudkivi, eks ole, see on Eesti nimi. Ja siis ma pakkusin välja, et ma arvan, et see on eestlane. Selgus, et Eesti mees Arved Raudkivi polnud mitte ainult uurinud sette transporti merepõhjas, vaid pani sisuliselt aluse eraldi teadusharule. Ta oli selles mõttes pioneer, et tema need valemid olid eespool arvutite võimsust ehk just see, mida oli sel hetkel tarvis. Ja tema julges välja pakkuda niisugused valemid, mis andsid praktilise tulemuse ja kahtlematult omal alal ja omas ajas oli see ikkagi väga suur samm edasi.
Raudkivi teaduskarjääri jooksul ilmus tema sulest 7 raamatut ja 80 artiklit. Neist kõige tähtsam Loose Boundary Hydraulics, mida võib tõlkida kui sõmer- ja piirikihi hüdraulika, nägi ilmavalgust esimest korda juba 1966. aastal. Sellest sai vesiehituse asjatundjate seas tõeline piibel, mida tõestab ka fakt, et sellest ilmus hiljem 3 täiendatud trükki, neist viimane 1988. Settetransport ausalt öeldes ei kõla nüüd maailma kõige seksikama valdkonnana. Et lihtsa inimese jaoks, miks see tähtis meile on? Kuidas see meid mõjub? Kas ta peab väga seksikas olema, et iseenesest on ta väga oluline asi, et ükskõik mida me vaatame, kas sillasambad, lainemurdjad, kaid, laevateed, et või ka tavaline rand, rannajoon ja selle toimuv protsessid tegelikult väga oluliselt seotud majandusega, et nad annavad tööd paljudele inimestele ja kui neid ei käsitle või käsitleb valesti, siis see lõpeb kellegi jaoks halvasti. Kõik mehe käsikirjad, mis levisid üle maailma, aitas algul masinal puhtaks trükkida abikaasa Aino. Kui palju teie ise aru saate sellest, mis seal raamatute kaante vahel on? Mitte midagi. Tõsi ka või? Ei, absoluutselt midagi. Ma tean ainult kõik need tehnilised sõnad ja see on ka kõik. Siiski, kui neid protsesse hästi mõista, võib üsna imelisi asju korda saata. Parim näide on Aucklandist umbes 60 kilomeetri kaugusel asuva Omaha neeme rekonstrueerimine 1980. algul. Talvetormid lõikasid selle otsa ära, nii et ookeani tormilained tulid selle rannale ja need on siin elanikud ja asutused, need said kannatada. Raudkivi disainis probleemile poolloodusliku lahenduse. See tähendab, et tema arvutuste järgi ehitati merre umbes 100-meetriste vahedega 3 muuli ning toodi nende taha laevadega liiva. Edasi kandsid juba hoovus ja lained materjali ise juurde. Ja see on nüüd üles kasvanud ja siin on suur liivaala. Ja seal on, kus siis nüüd on aeg pandame, nii et inimesele hoida. Kohalike hämmastuseks ei päästnud Eesti inseneri nutikus mitte ainult suure hulga miljonäride maju, vaid siia neeme tippu tekkis linnukaitseala. Sarnasel moel taastas eestlane tormide poolt minema viidud Aucklandi linna ühe populaarsema Mission Bay ujumisranna. Ja see on nüüd juba 20 aastat olnud, kui see kohal. Ja see on ikka veel päris heas korras. Tänu sellistele visiitkaartidele kutsuti eestlast merest maad kasvatama, näiteks Fidžil, kus tänu tema tööle tekkis populaarne Denarau saar, millel asuvad praegu kallid kuurordid. Või rannakaitsetöödele Rarotonga saarel. Eestlastele kõige lähem ja võib-olla ka kõige tuntum objekt, millega Raudkivi tegeles, on Saksamaa rannikul asuv kuulus ja eksklusiivne Sülti kuurort saar, mille Atlandi tormid ähvardavad hävitada.
Raudkivi juhtis Sülti kaitsetöid aastatel 1988 kuni 1994. Seda randa on siin nüüd aastate jooksul kunstlikult hoitud. Umbes 1,5 miljoni kubikmeetrit liiva iga aasta panna randale. Ehk siis iga aasta valatakse sinna 10 miljoni euro eest liiva. Selle, mis meri ära viib. Ja seal on 2 ekstra suurt laeva, kes seda Põhjamerest liiva koguvad. Selle asemel, et Sülti läänekaldale tuua igal aastal 10 miljoni euro eest 1,5 miljonit kuupmeetrit liiva, joonistas Raudkivi lahenduse, kuidas kindlustada kallast ühe korra ja lõplikult. Paraku oleks selle töö hind 500 miljonit. Seetõttu eelistab oma valitsus kulutada igal aastal 10 miljonit eurot. Selle organisatsiooni seal on kergem 10 miljoni euro aastas leida kui 500 miljoni korraga. Oma valemid kirjutas Raudkivi ajal, kui arvutitehnika oli alles lapse kingades. Koos arvutite arenguga loodi 1980-ndate lõpus tema valemite alusel esimene programm, millega sai muuhulgas settetransporti arvutada. Uno Liiv ja tema kolleegid muretsesid programmi nimega SandCalc ka Tallinna Tehnikaülikooli. Kui aktiivselt te omal ajal seda programmi kasutasite? No ega meil teist relva ei olnud üldse. Ehkki programm oli omal ajal tipptase, tuli sinna käsitsi sisse sööta suurel hulgal tüütuid andmeid. Aga siis sai arvutada näiteks põhjas tekkivat hõõrdepinget. Nimelt hõõrdepinge on see, mis tekitab selle põhja peal niisuguse pöörise ja mille tagajärjel hakkab siis nagu see pinnas osakene liikuma ja kanduma edasi siis hoovusega sinna selles suundas, kuhu ta peab minema. Meil pole praktiliselt tõusu ja mõõna ega metsikuid hoovuseid nagu suurtes maailma meredes. Ometi on ka väikesel ja leebel Läänemerel märkimisväärne jõud. Tuul genereerib lainetuse. Lainetuse tagajärjel hakkab, eks ole, tekib liikumine. Ja see liikumine põhja peal hakkab siis nagu tekitama seda settetransporti. Ja ehkki me pinna pealt ei pruugi seda aru saada, siis tegelikult me tohutud kogused. Me ei tea sellest mitte midagi. Uno Liiv on karjääri jooksul osalenud umbes 20 sadama projekteerimises. Seda sama programmi ja valemeid on Eestis kasutatud Muugal, Saaremaal Tamme sadama juures ja rea väiksemate objektide puhul. Tähendab, see modelleerimise töö on tegelikult niisugune, et see annab võimaluse hinnata seda olukorda, kui näiteks on üks või teine ehitus on nagu paberi peal paika pandud ja vaadata, kas sellest on, missugused on tagajärjed. On see hea tulemus või halb? Alati tuleb leida selline lahendus, mis rahuldaks inimesi, aga ei põhjustaks ka loodusele suurt koormust. Et me võiksime ikkagi imeasju teha, eks ole. Aga tulemus on see, et mingil hetkel siis on inimene ainus liik maakeral. Võib-olla natukene liiga drastiline väljend, aga me võime põhjustada kas või näiteks mingisuguse kalaliigi väljasuremise või mingisuguse vetikaliigi või mingisuguse lindude pesitsuspaiga hävimise. Et seda nagu ei tohiks teha. Ehk siis eesmärk on leida optimaalne kompromiss inimese huvide ja keskkonnamõjude vahel. Kui ehitus on valmis ehitatud, see on maksnud suure summa raha ja selle lammutamine või selle parandamine on hiigla kallis. Aga kui paberi peal teha arvutusi või arvutis teha arvutusi ja sealt selgub, et asi on siis selleks, need suured kapitaalmahutused jäävad kõik ära. Kõik raha, mis sinna sisse panna selle uuringutesse, tuleb nagu pärast tegelikkusest tagasi ja mitmekordselt. Et on olemas niisugused näited, kus inimene ehitab mingisuguse omale paadisadama, eks ole, ja paadisadama ees
ütleme, hoovuse suuna suhtes paadisadama ees, tekib uhtumine ja ta kannab selle paadisadama kai taha. On vaja kõigepealt planeerida, siis on vaja igasuguseid mõjusid hinnata, keskkonnamõjusid, et see on selline pikk protsess, mis mõnikord võib-olla tundub tellijale või arendajale sellise kadalippuna, aga tegelikkuses seesama modelleerimine seal kas siis eraldi või siis selle keskkonnamõju hinnangu sees aitab neid samu probleeme just vältida. Peale matemaatilise modelleerimise tehakse TTÜ Mehaanika Instituudi hüdromehaanika laboris ka füüsilist modelleerimist. Selles samas rennis siin mõni aeg tagasi oligi rannajoone mudel sees ühes otsas sellest rennist ja teises otsas oli lainegeneraator, ja millega me uurisime lainetust ja siis lainetusest tekkivaid kiirusi. Muuhulgas täpsustab Toomas Liiv siin oma uurimistöös raudkivi valemeid, õigemini neis kasutatavaid konstante. Sest ütleme, kui me räägime Eestist, et me peame Eestist rääkima, me oleme Eestis, siis me oleme rannajoonel ehitamisega väga niisuguses kitsas vahemikus, just sellepärast, et meil on sügistormid, mille ajal on nagu võimatu ehitada, kevadtormid, siis aeg-ajalt on meil jääd. Ja lisaks sellele on siis veel loodus, kes tahab oma osa, ütleme siis kalade kudemine, lindude rände, lindude pesitsemine. Kõik need on sellised ajad, millal nagu ei tohiks ehitustegevust merest toimuda. Ja kui me nüüd suudaksime oma mudeleid parandada kas või nii palju, et ütleme see 3-kuuline periood, mille jooksul me tohime teha, pikeneks 4 kuu peale, siis me saavutaksime olulist säästu ehitamises ja ka ajas, eks ole. Teadustöö kõrval tegeleb isa ja poja Uno ja Toomas Liivi firma sadamate projekteerimisega. Ehkki kasutusel on uued, palju võimsamad, palju kallimad ja kasutajasõbralikumad programmid, on valemid ning seosed nende südames samad, mis raudkivi omal ajal välja tõi. Et need valemid kui sellised on universaalsed, et nad oluliselt ei muutu. Tänapäeva mudelid lihtsalt teevad trikke nende mudelitega, mis siis võimaldavad üks kas kiiremini arvutada või suuremaid mahtusid arvutada. Uued programmid on niisugused, et me saame nendega arvutada kas või terve Läänemere, rääkimata Soome lahest ja ka siin mõnest üksikust lahesopist. Üks konkreetne objekt, mille projekteerimise kallal Liivid koos TTÜ teadlastega töötasid ja mis lähitulevikus paljudele silma puutub, on Tallinna Reisisadama teine kruiisikai. Alati, kui hakatakse projekteerima, antakse ette ju laev, et kes tuleb sinna. Antud juhul oli siis valitud maailma kõige suurem laev ehk Queen Mary 2. Et sellise suure, ma ei taha öelda monstrumi, aga ikkagi hirmus suure laeva sildumine suhteliselt väikese kai ääres on suur ülesanne. Et just oluline on see, et see kai ka kokku ei kukuks. Ja sest kokku kukkunud kai on halb reklaam. Et see oligi kõige suurem ülesanne asja juures, et selline suur laev ära lahendada ja tegelikkuses, kuna sinna saab sildada 2 laeva, siis pidi arvestama, et kunagi võib tekkida veel sama suur laev. Ehk nad võivad tahta korraga selle ääres silduda. Tegelikkuses on piirang antud juhul ikkagi Taani väinad. Kõik, mis Taani väinadest, kruiisilaevadest sisse peab tulema, peaks saama ka Tallinnas silduda. Seal hakkavad silduma, need on praktiliselt, kui ma ei eksi, pea 400 meetrit pikad. 7 maja korruse kõrgused ja need kujutavad endast niisugust sildkonstruktsiooni vaiede peal. Kuna seal pinnas on ka jälle kehv, siis need vaiad on vaja rammida sinna sügavale. Siin ongi küsimus just selles, et vaiad, kuna ta toetub vaiede peale, siis need vaiad peavad olema suutelised andma need jõud edasi pinnasele ja tagama selle, et nad sealt välja ei tuleks.
ja nad läksid väga sügavale, jah, üle 40 meetri, pikad vaiad tuleb sinna rammida. Ja nad pidid jõudma kandva pinnaseni, ehk selliste pinnase kihtideni, mis suudavad neid jõudusid vastu võtta. Et kui me võtame lihtsa asja nagu tuulelohe, et tuul on see, mida ta üleval hoiab. Ja nüüd, kui me võtame laeva, mille külgpind on hiiglaslik tuulelohe põhimõtteliselt, siis sellest tekkiv jõud rakendub ju selle sama kaile. See sama asi, mida meie näeme tegelikkuses, ütleme, või tavainimene näeb 2 meetrist väikest silda, mis on veepinna kohal. Kõik üle 40 meetrit või 50 meetrit on seal vee all. See, mis tegelikkuses need jõud vastu võtab. See pealmine osa on selline ilus ja vajalik asi, et inimesed maale saaksid. Näide, kuidas veevoogude ja põhja hingeelu hea tundmine ei ole mitte ainult mugavuse asi, vaid võib olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus, on kurikuulus Nehatu tamm Pirita jõel, mille veepöörises on elu kaotanud mitu süstasõitjat. Pööris ehitati omal ajal teadlikult, et vähendada jõe voolukiirust ja ära hoida uhtumist pärivoolu. Paraku ei osatud ette näha, et süstasõidust saab ühel päeval populaarne hobi. Mööda seda kaldpinda, kui vesi voolab, siis ta voolab sinna jõe põhja ja ta voolab sealt suure hooga teatud maa, kuni siis ta kiirus väheneb ja siis seesama vool pöörab ennast uuesti siis selle ülevoolu poole ja tekib selline pööris, kus siis hävib hulga energiat. Aga samas seal tekib selline ringlev liikumine, et veeosake võib sinna päris, või siis vette sattunud inimene võib sinna päris kauaks kinni jääda. Ja kui ta seal kinni on, siis ta tõenäoliselt saab mingisuguseid vigastusi. Et lihtsalt niisugune oluline informatsioon nendele, kes nüüd täna või homme kavatsevad sinna ulpima minna, et kui te siis sinna millegi pärast kinni jääte, siis üritage põhjas olla. Et vool ja osakesed pääsevad sellest pöörisest välja põhja pealt, mitte pikki veepinda. Nii et teie nõuanne on siis, et kui sa oled sinna pöörisesse sattunud, vette sattunud, siis ei tasu üles pinnale proovida ujuda, vaid proovida ujuda sellest pöörisest põhjas välja ja siis natuke maad hiljem pinnale tõusta. Just. Et ta muidugi uppumisohus inimesele öelda, et ära ronni pinnale on natukene nagu keeruline, et tal selle järgi toimida, aga et kui äkki tuleb meelde. Tehes katsetusi siinsamas rennis disainisid Mehaanika Instituudi teadurid lahenduse, kuidas nii-öelda hundid söönud, lambad terved ehk koht ümber ehitada nii, et voolukiirus väheneb, kuid ei teki ohtlikku pöörist. Et selle pööri asemel tekitati selline laineline vooluhüppe. Vooluhüppe on siis nagu seesama energiakao meetod voolamises, mis tõttu siis pöörist ei teki, lihtsalt on hästi palju vahutavat ja kobrutavat vett, mis peab siis ümber kivide voolama ja kulutab oma energiat seal. Samas neid selliseid ülevoole on Eestis päris mitu tükki põhjarannikul, et nad kõik vajaksid rekonstrueerimist. Loomulikult ei oota keegi, et süstasõitjad teaksid Arve Trautkivi valemeid peast. Aga tema pärand on näide, kuidas teadlane, kes tegutses meist vaadates teisel pool maakera, võib muuta ka elu Eestis ohutumaks ja mugavamaks.